Täna on paljudele veel teadmata, et elektriturult on võimalik teenida raha ilma akude, päikesepargi ja keeruliste lepinguteta. Piisab vaid mõnest nutiseadmest ning osalemisest elektri paindlikkusturul. Enamik meist on kuulnud elektribörsist. Mõned on sellest teemast täpsemalt aru saanud, teiste jaoks on asi veel natukene segane. Nagu igal turul, nõnda ka elektribörsil on omad plussid, omad miinused, on pooldajad ja on vastased. Vähem tuntud on fakt, et elektriga kaubeldakse tegelikult mitmel erineval turul. Tuntuim neist ongi Nord Pooli elektribörs, kuid tegelikult eksisteerib ka paindlikkusturg. See toimib natukene teistel põhimõtetel. Selleks, et aru saada, kuidas paindlikkusturg toimib, tuleb mõista, kuidas toimib meie elektrivõrk. Elektrivõrk töötab sagedusel 50 Hz, see peab olema täpselt paigas. Kui tarbimine ja tootmine ei ole tasakaalus, siis võib hakata see sagedus muutuma. See omakorda mõjutab meie koduseid seadmeid, mis võivad hakata tõrkuma või minna kogunisti rikki. Suuremad kõikumised võivad põhjustada lausa elektrikatkestusi. Elektrivõrgu haldajatel on mitmeid viise selliste olukordade lahendamiseks, kuid sellest alati ei piisa. Siin tulebki mängu paindlikkusturg, kus meil kõigil on võimalik osaleda. Selleks on vaja ainult sobivaid nutiseadmeid, kilovati tootevalikust ning liitumist elektripaindlikkusturuga. Paindlikkusturg toimib nii, et elektrivõrgu haldaja saab vajadusel tarbijate seadmeid ajutiselt välja lülitada, stabiliseerides selliselt võrgusageduse, kusjuures nad on nõus tarbijatele selle eest maksma. Sellised katkestused võivad kesta mõnest minutist kuni tunnini. Sobivateks elektriseadmeteks on näiteks elektripõranda küte, soojavee boiler või elektriradiaator, mis võtavad küll palju energiat, kuid mille ajutine katkestus ei mõjuta oluliselt kasutusmugavust. Vesi ja põrand selle aja jooksul ju oluliselt ei jahtu. Oluline on teada, et valitud seadmete väljalülitamine on nendele seadmetele täiesti ohutu, sest kasutatakse ainult tehniliselt selleks sobilikke seadmeid, näiteks nagu eelpool mainitud elektripõranda küte, soojavee boiler ja elektriradiaator. Paindlikkusturu teenusega liitumine on lihtne, kusjuures ei ole oluline, kas tarbijal on börsipakett või mõni muu elektrileping. Mida rohkem inimesi liitub paindlikkusturuga, seda stabiilsemalt toimib Eesti elektrivõrk ja seda vähem on tarvis kriitilistel hetkedel suuri põlevkivijaamu käivitada. Kokkuvõttes aitab paindlikkusturul osalemine teenida raha ja tagada Eesti Energia varustuskindlust. Vajalikud kilovati nutiseadmed leiate suurematest elektrikauplustest, nagu näiteks Onninen, Sonepar või Elektronet. Saate tellida ka otse Kilovatt IT veebipoest, kusjuures tarne on kiire ja vajadusel saate abi ka paigaldusega.